mina ütlen 1, 2, 3 ja 3 peale pead siis tegutsema. 1, 2, 3. Proovime veel kord. No hommik on olnud hästi ärev. Tegelikult siiamaani on ta ärev. Meil läheb praegu varud päris hästi. Ma saan rohkem tuttavaks kõigiga ja ma tunnen, et meil hakkab see nädal väga hästi minema. Ma mõtlesin, et äkki on võimalik näiteks väiksematele klassidele korraldada mingi spordipäeva. Mul oleks tegelikult olnud, mul on sellised head tutvused, kelle kaudu ma saaks näiteks Sõle jalgpalliväljaku. Aga nagu enamus meie tiimist ei ole nii sportlikud. Ma olen enda ise mõelnud, et võiks minna kuhugi loomade varjupaika ja seal mingi päeva veeta, nagu mingi süüa, lihtsalt loomadega nagu mängida või midagi sellist. Me lähme küsima inimestelt, mida nad arvavad, kas reostusest ja kas nende jaoks arustamise probleem. Tegelikult nad on väga julged ja nad päriselt, mina arvan, nad päriselt ei karda minna kuskile tänavale, küsida, uurida midagi. Ja nemad tegelikult, mul tundub jälle praegu, kus me oleme, et nad just päriselt tahavad teha midagi tõsiselt nagu projekti, kus nad saavad aidata, abiks olla ja siis lihtsalt me pole veel jõudnud sinnamaale, mis see võiks olla, on ju. Aga nad on praegu, mul tundub pehmem kui alguses, praegu nad natuke rõdvastusid, aga alguses nad olid väga tõsised. Vahetad jälle, vaata paarilisele otsa ja joonista talle peakuju. Mine. Me jätame need siia ja teil on imeline võimalus olla päris teie ise. Ja päriselt mõeldagi välja, kellega koos ja mida me teeme. See on survivimine. Survivimine on see. Mis seisus me oleme? Me oleme selles seisus, et meile tundus, et me segame neid. Ja nüüd me võtsimegi vastu selle otsuse, et me ei sega neid 20 minutit. Number, millele helistab. Nii, olgu. Me proovime... Võta kohe järgmine. Okei, võtame, kas me proovime selle soomaailma äkki? Ma kertan ei vastanud. Tere, me oleme Kalamaja Põhikooli 8. klassi õpilased ja osaleme Haridusameti projektis Noored maailmamuutjad. Kõige raskem ongi olnud see, et see helistamine, kuna haiglat on ikkagi suht raske nagu selles suhtes kätte saada. Ja siis pidimegi helistama mingi 5 erinevale numbrile ja kõik alguses ei vastanud ja siis nad hakkasid tagasi helistama, aga lõpuks me ikkagi saime kontaktid ja vajalik info. Ma olen väga õnnelik, et meid lubati siia ja et me saime midagi nende laste jaoks teha, et ma loodan, et see teeb nende päeva natukegi paremaks. Ja need lapsed olid väga toredad siin, kõik olid hästi kaasatulelikud ja õnneks nad ei virisenud mitte millegi üle ja tahtsid väga teha neid asju, mis me ütlesime neile. Ma tahtsin sulle öelda, et sa oled mulle väga tähtis, väga tähtis. Et jah. Aitäh sulle. Kas sul on praegu koolitund või? Ei, vahetund on, aga... Vahetund on. Väljas on nii küllalt ilma kindlasti nii ei tohi käia. Jaa. Mul kahjuks kindaid. Ma pean sulle rääkima. Sul ei ole kindaid või? Mul ei ole kindaid. No, igatahes väga tähtsad ja väga kallis. Ja sa oled mulle väga kallis. Jah. Niimoodi siis, jah. Täna me käisime stuudios ja salvestasime meie räpplaulu. Samuti me filmisime siis videoklippe stuudios ja ka väljas. Ja siis me tulime Telliskivisse monteerima seda videot. Ja see oli kõik superäge ja emotsioonid on laes ja väga õnnelik, et see sai tehtud.